Mul ongi siuke jutt, et ma tahtsin ära minna, kuna koroona ja arvasin, et nagu praktikat ei toimu ja nagu kuidagi distantsõppe on ei meeldi väga. Ja Siret oligi see inimene, kes mind ära rääkis ja ma tegin kõik ülesanded 1 päevaga ära ja oli väga huvitav, sest et sain nagu aru, et ei olegi nii raske, kui esialgu tundub. Et ikka kui hea toetav õpetaja on olemas, siis ikka on jaksu kõike teha. Mina olen ka sellepärast siin, et just Siret on siuke hästi rõõmsameelne ja positiivsust täis, et kui teda näed, siis tuleb alati nagu enne ka hästi hea tuju. Ja siin õppida on nagu tegelikult hästi lihtne distantsilt ka, kui Siret on teinud meile siuksed veebis kõik ette näohoolitsused ja ta näitab kodus kõik ette ja siis tegelikult ongi nagu lihtsam ka, et kui Siret nagu näitab, siis sa näed seda, mida tema teeb ja siis proovid järgi teha, et siis on nagu hästi lihtne tegelikult siin õppida ka distantsile. Siis täiskasvanud õppijana olles teeninduskoolis alustas meie grupp veebruaris eelmine aasta. Me jõudsime 2 korda koolis käia, kui saabus uhke eriolukord, ehk siis me tegelikult ju keegi ei tundnud grupist veel 11, rääkimata sellest, et me oleks jõudnud õppima tunda ka õpetajaid. Aga kuna see olukord oli nagu kõigile keeruline, kõik olid uuesti selles olukorras, siis ma arvan, et meist paljud oleksid välja pudenenud, kui poleks olnud ei Triinut ega Siretit meie jaoks. Nad olid olemas meie jaoks põhimõtteliselt päeval ja öösel. Me võisime neile kirjutada ükskõik millisel kellaajal, see on otseses mõttes nagu, me saime alati oma vastused. Nemad tegid kõik võimalikku nagu endast, kuidas nad leidsid need lahendused, mismoodi teha meil ette näidised, mida meil on vaja kodus teha, kuidas alguses tundus see nagu võib-olla natuke siuke tuim, et sa istud ja sa käid need konspektid nagu läbi samm-sammult, ilmselgelt oleks neid klassis palju põnevam teha. Aga samas jällegi kõik need kodutööd, vahetult enne seda kõik veel läbikäimised, siis meil oli vägagi normaalne kogus kodutöid, ma ei saa öelda, et oleks liiga vähe olnud. Otse loomulikult on seda nagu pere kõrvalt raske teha, aga need kõik said tehtud ja pigem oli see, et pere toetas. Mees sai ka lakitud küll, kosmaatikliga. Et see oli lihtsalt nagu paratamatus, aga kõik see nii-öelda õpikeskkond ja kõik need videovestlused, mis meil on olnud, siis kuigi oli lauses tunne, et nüüd on kõik nagu, et 2 korda koolis käinud, siin pole midagi teha. Et võib nagu minna poolele ette vaadata sügisest uuesti, siis tegelikult ikkagi see jõud tuli just sellepärast, et meid olid üle õpetajad. Kindlasti see olukord tekib siis, kui inimesed ise annavad selleks võimaluse, et ikkagi väga palju minu meelest sõltub see õpilastest endast, et siis kuna meil ei olnud ühtegi alaealist õpilast, meil olid kõik juba täiskasvanud inimesed, meil olid oma grupi chatid, kus kohas me kirjutasime, kus kohas me tegime ise tegelikult videovestlusi tegime omavahel ja me seal leppisime juba tegelikult kokku selles, et kui keegi, kes ei saa aru või kes hakkab maha jääma, siis andku teada. Oli ka neid, kes vaikisid, aga meie jaoks on jälle taaskord olemas Siret, kes tuli nagu niimoodi, kuule, halloo, et sul on see. Ja oli ka mingisuguseid tunde, kus meid jagati tegelikult sellisel viisil gruppidesse, kus me ei saanud ise otsustada, kellega me koos oleme, mis iseenesest tõi meid jälle nagu lähemale teineteisele ja tegelikult ma arvan, et selle võrra kuidagi oli ka lihtsam ühel hetkel jälle kooli tagasi nagu naasta ja istuda siin tunnis nagu päriselt, sest me kogu aeg ju ootasime seda, et millal me saame nagu päriselt koos istuda nagu üks klass, et seda tunnet, et ma enam ei viitsi ja ma enam ei taha, et see tegelikult ei jõudnudki nii palju peale tulla, et see oli võib-olla algus, siis olid need videotunnid, see ikkagi nagu olid lähedal, on ju. Aga kõik see õppimine see ja siis ühel pool sellist ootad niimoodi, jess, nii, nüüd tuleb see päev, nüüd saab kooli tulla, saab lõpuks praktilisi töid teha, et nii äge. Ja see tunne, kui sa tuled siia klassi ja kõik ongi nagu need samad inimesed, siis on jess, et meil nagu hullud grupiga esiteks vedas, kõik võtsid mõistusega seda. Oli vist paar inimesed ainult, kes äkki olid sellised, kes nagu ise hoidsidki nagu spetsiaalselt kaugelt. Nad nagu olid hästi kinnised, aga selles mõttes, et see on juba puhtalt nagu isiksuse teema, mitte nagu grupi teema, et kõik kaasasid teisi ikkagi nagu kõikidesse töödesse. Et kui see on olemas ja inimesed võtavad ise oma käest, siis on see nagu normaalne. Ma ei teagi, meil nagu sukast grupi hoidmist väga palju tegelikult ei olnud, et meil olid kõik nagu eri rahvused ja kõik koos, aga samas Siret tõi meid ikkagi nagu rohkem kokku just nagu selles grupi mõttes, et ta alati küsis, et kuidas meil läheb ja et kas meil on raske või kuidas ta saab meid aidata, et Siret on nagu pigem meil see grupi nii-öelda vanem või kokkuhoidja, et hästi soe inimene. Ja meil alguses oli nii suur grupp tegelikult, et kõik nagu jaotusidki väikseteks rühmadeks. Praegu on just nagu rohkem kokku hakanud hoidma, just viimasel ajal. Kuna mind jäi aina vähemaks selle pärast.